Hästi nii. Üks meist viis koos ahjuga. Seda on ära katsetatud siin. Ära karda, võtta sarvest kinni, murras maha. Tähele panna, valmis olla. Selle köieveo võistluse võitis sel aastal maarahvalaadal ei keegi muu kui noortest kokku tulnud. Täiesti suvaliselt panite kokku, eks ole. Teil oli 3 alguses ja pärast võtsite 2 meest juurde. Väga tublid. Teie etteaste, olge alati julged ja siis tuleb ka tulemus. Võistkond Jürgen! 300-eurone koopi kinkekaart pluss siis kast sedava reuma rohtu. Ei no, väga tore on tulla laadalle raha teenima. Et ikka, ütleme nii, et ei oleks oodanud. Kui palju te raha teenisite? No, tiimi peale saime siin 300 eurot krediiti. Ja nüüd on jaanid, tehtud, ütleme nii. Väga tore. Tasus ikka siis köit vedada? Näed, tasub. Tuleb teine kordki tulla, et ei ole midagi. Oli see esimene kord teil siin? Esimene kord, täiesti spontaanne lükke. Ja kust kandist te olete? Sõmmerpalust. Ikka Võrumaat. Aga Võrumaat, jah, üldiselt. Siin saab just pats. 12. Kuidas? Sügavana mõtled? Ja lavale tuleb kohe siis showtantsugrupp Lips. Nüüd olen kaugel merel, meil kurb ja rahutu. Minu ümber merelaine, kui koole mõtelda. Oh jõua laev ja rutta, nüüd kiirelt edasi. Et saaksin sadamasse ja kallima rinnale. See sugeuke laevaga, mis tuugeb mitlemast igaveks rullab tulgu merele, et jõuaks õnne jäänele, kui aga vaite on sinu lind, kui maikuu õhtub ette, miks siis kallim mõtle saa sinu rinnale hingata on ja suure uhke laevaga, mis tuugeb mitlemast igaveks rullab tulgu merele, et jõuaks õnne jäänele, kui aga vaite on sinu lind, kui maikuu õhtub ette, miks siis kallim mõtle saa sinu rinnale hingata on ja see on tantsutrupp Lips Saaremaalt ja me siis tantsime, me teeme tegelikult niimoodi, et me käime esinemas sükestel sündmustel ja siis me teeme enda etendusi. Et see on meie see ja meil on sellised terviklikud kavad, 30 mintse, kus me käime siis nagu erinevatel sündmustel ja siis kui etenduse formaat on näiteks Kuressaare teatris, mis tegime, siis see oli siuke poolteist-tunnine etendus ja tantsuetendus ja meie stiil on siis, et me kasutame nagu Eesti praegust folgimuusikat ja siis folgi sammustikul loome sinna nagu tänapäevatantsu. Kuidas te olete kõik mehed saanud niimoodi näitlema ja tantsima? Esiteks meil on väga andekad mehed ja me valime ise enda mehi. Ja siis nendega peab tegema tööd, sa pead oskama neid tirida ja tõmmata ja juhendada ja kõik on võimalik. Hästi, ma tulen uuesti. Kuidagi lahja võitu, ma tulen 3. korda uuesti.
joo! Oh, palju parem. Tere, kallid külased, daamid ja härrad ja pisipõnnid. Täna on selline, oi, kas ma ütlesin midagi valesti või? Pisipõnne on. Tere, kallid lapsed, see on palju parem. Täna on selline tore päev, see on laadapäev. Mida laadal tehakse? Tehakse aga tsirkust. Nii et mina siin ja siis klouni Kai, mina olen kloun Ummi. Tule klouni Kai ka mulle siia kõrvale. Tule seisa mu kõrvale. Kõigepealt. Minu kõrvale. Kuule, Ummi, sul ei ole nii suuri kõrvu, et ma su kõrvale saaks tulla. Ega ma ei tahtnud, et kõrvade peale täpselt. Vaata, sa lihtsalt seisa. Ja ütle mulle täpi pealt kõik järgi. Sa oskad tervitada muidu või? No ei oska, sa pead natuke andma Hästi, see on väga lihtne. Ütled lihtsalt, tere kallid külalised ja kõik. Tere, kallid külalised ja kõik. No kõik ei ole vaja öelda. No kõik ei ole vaja öelda. Ma ei käsken seda neile öelda, ma ütlesin seda sulle. Kas ma pean nüüd seda siis veel kordama või? Ma õpetan ühe mustkunsti triki. Sina võib-olla äkki tead, aga ma õpetan neile. Oled sa nõus? Absoluutselt. Hästi. See on väga lihtne. Lähed koju, võtad valge paberi. Värid selle mustaks. Paned raami sisse. Paned seina peale. Ongi mustkunst valmis. No mis mustkunst see siis selline on? No see on väga lihtne mustkunst.